võtame! Jaa! Tere kõigile! Hetk tagasi nägite Tartu Filmifondi demonstratsioonvideot Filmifondi poolt toetatud filmidest. Tartu Filmifond on 2015. aastal Loomemajanduskeskuse poolt loodud filmifond, seega üsna noor filmifond. Ja nagu te näete, pakume me kohalikele rahvusvahelistele kaasproduktsioonidele 20% tagasimakseskeemi, juhul kui nad ostavad teenuse, nii filmiteenuse kui filmisektorit toetava teenuse, majutuse, tehnikarendi, toitlustuse, logistika, tehnika Tartumaalt või Tartust. Kuid tahaksin rõhutada, et tegemist ei ole ainult finantsstiimuliga. Selle stiimuli eesmärgiks on meelitada või kutsuda piirkonda võimalikult palju rahvusvahelisi kaasproduktsioone ja läbi selle tutvustada ka meie piirkonda, loodus, rahvast, kultuuri ja seda tõesti saab teha läbi rahvusvaheliste kaasproduktsioonide. Tegemist iseenesest ei ole mingi originaalse finantsstiimuliga, seda kasutavad paljud filmifondid Euroopas, näiteks Ida-Virumaa, kes on väga huvitatud filmitööstuse arendamisest regioonis, pakub isegi 40% finantsstiimulit. Nagu ma eelnevalt ütlesin, sellel on ka laiemad eesmärgid. Eesti filmi tervis on väga hea. Meil tehakse väga häid filme. Balti filmikool on tugev hiljuti. Me teame, et German Koolub võitis tudengifilmi Oscari. Meie Eesti filmid esinevad edukalt paljudel festivalidel, kuid oma piirkonda, oma maad ja kultuuri saame eelkõige tutvustada siiski läbi rahvusvaheliste kaasproduktsioonidega. Ennem kui ma hakkan lähemalt rääkima Tartu Filmifondist ja tema tegemistest, tahaksin ma siiski öelda paar mõtet. Meie tänase teemapäeva püstitus on, kuidas jõuda Euroopasse. Ja samas me peame mõtestama, mida tähendab olla osa Euroopa ühisest vereringest ja mis see meile annab ja miks see on nii oluline. Ja kõik sellest tahaksin ma rääkida hiljem, loomulikult ka filmifondi ja filmitööstuse võtmes, kuid siiski, kui me räägime, mida meil on pakkuda Euroopale, siis me peame lähtuma siiski, milline on meie kuvand Euroopas ja maailmas. Me teame, et tegemist on nii reaktsioonide põhjal eduka, innovatiivse väikeriigiga, kes suudab keerulistele ühiskondlikele probleemidele leida innovatiivseid out of the box lahendusi. Ja loomulikult esimesena tuleb pähe juba eelpool nimetatud e-valitsemine,
Aga võime ka tuua teisi näiteid. Eesti on pioneeriks näiteks küberturvalisuses ja miks mitte mainida näiteks ülemaailmset koristuspäeva kui eestlaste algatatud initsiatiivi. Mis on selle kõige aluseks? Selle aluseks on üldine, kõigile kättesaadav, hea üldharidus, meie kõrge teaduspotentsiaal väga paljudes valdkondades, arvutiteaduses, digitehnoloogiate alal. Ja väga oluline on ka see, selleks, et oleksid tipud, peab tegevus olema laiapõhjaline. Meil on head režissöörid, meil on head muusikud, dirigendid ja selle püramiidi aluseks on laialdane laulupidude traditsioon. Meil on 1,3 miljonise elanikkonna kohta 5 ükssarvikut, idufirmat väärtusega üle $1 miljardi, kuid selle aluseks on väga laialdane startup mõtlemine, innovatiivne mõtlemine. Nüüd, kui me mõtleme sellele, mida on Eestil, Tartul anda filmile ja filmitööstusele, siis me oleme sellele saanud kinnitust tänavuses Pimedate ööde filmifestivali raames. Linastus meie esimene Taani, Belgia, Eesti rahvusvaheline kaasproduktsioon Erna läheb sõtta. Ta esineb nii-öelda võistlusprogrammis ja me oleme väga rõõmsad, et see film on saanud erakordselt head tagasisidet filmitegijatelt. Filmitegijad olid väga rahul filmimisega Tartus, meie võttemeeskonna professionaalsusega, üldiselt hea atmosfääriga, mis siin tekkis ja muu hulgas ka heade suhetega, mis tekkis Tartu Filmifondi töötajatega. Aga samas režissöör Henrik Ruben Kents mainis, et enne Tartusse tulemist ei teadnud ta mitte midagi Tartust ja oli üsna äraootaval seisukohal. See oli tema jaoks terra incognita. Ja nüüd, mida on Euroopal anda Eestile, Eesti filmitööstusele, Tartu Filmifondile? Tartu Filmifond on üle-euroopaliste regionaalsete filmifondide võrgustiku Cineregio liige ning selle allorganisatsiooni Green Regio liige. Sellesse organisatsiooni kuulub 50 Euroopa filmifondi, pluss veel filmifondid Šveitsist ja Norrast. Ja milleks on selline kuuluvus vajalik? See on vajalik selleks, et aru saada suurest pildist, mis üldse toimub filmitööstuses. Et olla osa suurest pildist ja siis leida enda koht selles ja aru saada, kuhu peaks liikuma Eesti film, kuhu peaks liikuma Eesti filmitööstus. Praegu on filmitööstus globaalselt silmitsi paradigmaatiliste muutustega. Asi on selles, et kardinaalselt on muutunud audiovisuaalsisu tarbimine, mis on liikunud platvormidele. Enne COVID-i kriisi oli tegemist lausa plahvatusliku audiovisuaalsisu tootmisega, mida vedasid eelkõige suured voogedastusplatvormid, Netflix, Disney+, kuid ka väiksemad tegijad. Kriis pani filmitööstusele pidurit. Kogu väärtusahel katkestati. Filmitootmine peatus, kannatasid nii levitajad kui kinod, kuid filmi audiovisuaaltarbimine kasvas. Ja kui nüüd kriis kunagi möödub, siis tegemist on pöördumatu protsessiga. Nii et Rubik on ületatud ja audiovisuaalsisu tarbimine on kardinaalselt tulevikus muutunud. Nüüd tahaksin rääkida Tartu Filmifondist
kuid ma ei saa sellest rääkimata jätta, ilma panemata seda Tartu Loomemajanduskeskuse konteksti. Ja nüüd ma tutvustangi Tartu Loomemajanduskeskust ja tema tegevusi. Ühelt poolt pakub ta inkubatsiooni ja koolitusprogrammi alustavatele ja arenguhüpet vajatele loomeettevõtetele, partneriteks siin Tartu ärinõuandla ja Tallinna loomeinkubaator. Muuhulgas pakub ta seda teenust ka filmiettevõtetele, filmiproduktsiooni ettevõtetele. Kutsub ellu uusi ja innovaatilisi algatusi. Me oleme algatanud näiteks inkubatsiooni ühisprogrammi koos Tartu Teaduspargiga ja selle teemaks on Gaming meets film ja üritame siis tuua kokku filmi taustaga mänguarendajaid. Nii et mänguarendus on, mängutööstus on üks suund, milles me otsime nagu kokkupuutepunkti ka filmivaldkonnaga. Lisaks me teostame rahvusvahelisi koostööprojekte, näiteks koos 4 teise Cineregio suure partneriga me viime läbi filmiharidusprojekti ja peapartneriks on seal suur regionaalne filmifond Cineregio. Me kaasorganiseerime Baltikumi ärifestivali Startup Day, mis toob kokku iduettevõtjaid ja investoreid. Meie partnerid seal on Tartu Ülikool, Tartu Teaduspark, Tartu Biotehnoloogiapark ja teadusettevõtetega me otsime väga aktiivselt kokkupuutepunkti, sest me teame, et innovatsioon tekib ainult erinevate valdkondade kokkupuute ja lõikepunktides. Siis me kaasorganiseerime veel konkurssi Ajujaht, osaleme žürii töös ja muuhulgas haldame ka 2015. aastal loodud Tartu filmifondi. Kui me vaatame, mis on meie prioriteedid, kaasaegne kunst, mood, disain, etenduskunstid ja film, siis esimese 2 puhul neid kunsti ja moode puhul, kuna Loomemajanduskeskus eelkõige tekitab ettevõtteid, arendab, toetab ettevõtete teket, siis siin on tegemist elustiili ettevõtetega, kuid loomemajanduse kõige suurimateks valdkondadest, kõige tuluvateks valdkondadeks on film ja mängutööstus. Nii et lisaks filmile me soovime tulevikus arendada ka mängutööstust ja otsida filmi ja mängutööstuse kokkupuutepunkte. Kõikidel nendel nii-öelda suundadel on oma väljundeid. Filmivaldkonda väljundiks on koostöö Pimedate ööde filmifestiga. Me korraldame Tartu PÖFFi ja Tartu armastusfilmide festivali Tartuf. Kuidas saab Eesti film tuntuks? Eesti film saab tuntuks maailmas läbi festivalide. Kuidas saab tuntuks Eesti, tema regioonid, Lõuna-Eesti, Ida-Virumaa, Tallinn, see on läbi rahvusvaheliste kaasproduktsioonide, läbi filmitööstuse arendamise. Ja Tartu on Eesti filmi sünnilinn ja me tahame saada rahvusvaheliseks filmilinnaks. Ja sellel, et saada rahvusvaheliseks filmilinnaks, on meil täiesti kompleksne suhtumine. Ühelt pool Loomemajanduskeskusena me peame tekitama filmivaldkonna ettevõtteid ja ettevõtteid, mis toetavad filmisektorit. Tahame enda ümber koondada ka nii-öelda teenindava sektori ettevõtteid, nagu kes tegelevad majutusega, transpordiga, tehnikaga ja nii edasi. Väga tähtis on selleks valmistada ette tööjõudu. Kuidas seda teha? Tähtis on filmiharidus. Me otsime võimalust teha koostööd, et luua esialgu täiendkoolitusi, hiljem juba ühiseid õppekavasid nii kutsehariduskeskusega kui siis kõrgharidusest Balti filmi- ja meediakooliga, Pallasega, loomulikult Tartu Ülikooliga ja esimene samm, mida me suudame teha, on täienduskoolitused. Loomulikult tahame kasvatada Tartu filmifondi mahtu selleks, et siia tuleksid kaasproduktsioonid, kuid kaasproduktsioonide eelduseks on kvalifitseeritud tööjõu olemasolu. Ja loomulikult
päädiks see kõik filmistuudio raadil, millest eelkõige tuleks uute tehnoloogiate multimeediakeskus, stuudio, filmistuudio. Kui me räägime üldse kvaliteetsest filmitööstusest, siis mis on selle eelduseks? Eelduseks on kvalifitseeritud tööjõud, arenenud infrastruktuur, võimalus kasutada rahvusvahelisi võttemeeskondi, teha rohkem Eesti ja Läti piiriülest koostööd. Väga oluline on ka paindlik seadusandlus. Ja mis väga või isegi kõige oluline on track record edukatest filmidest. Nendest rahvusvahelistest kaasproduktsioonidest, mis on olnud rahul piirkonnas nii-öelda saadud filmiteenusega. Ja kõige paremaks näiteks sellest ongi nüüd see praegu seesama Taani-Eesti-Belgia kaasproduktsioon Ernaan sõjas. Linastub 2008. aastal Pimedate ööde filmifestivali põhivõistlusprogrammis, peaprodutsendiks Nimbus Taanist, kaasprodutsent Nafta Films Eestist ja Belgiast André Schenloop. Võtted toimusid peamiselt Tartus, endise Eesti ajalooarhiivi hoones, Kammivabriku pop-up filmistuudios ja Tartumaal Kindralimäel. Võtteperiood kestis 18 päeva ja võime öelda, et filmi võttetrupp, meeskond, filmitegijad olid siin viibimise kogemusega väga rahul. Sellest kogemusest lähtudes peame me nii-öelda toimiva süsteemi üles ehitama ja ma usun, et meil on perspektiivi. Ja nüüd ma veel võtaksin lühidalt väga kiiresti kokku. Tartu Filmifond on Cineregio liige, tähtis on näha suurt pilti, mida Tartul ja Eestil on pakkuda Euroopale, oma kuvandit innovaatilise ja nutika väikeriigina, tuntud eduka e-riigina. Me teame, et Tartu on teaduspealinn, ligi 60% teadusest tehakse Tartus ja Tartu kuvand Eesti Silicon Valley. Me peaksime seda kõik enda tutvustamisel Euroopas ära kasutama. Ja siis veel võtan kokku Tartu Filmifondi ja Tartu teaduspotentsiaali. Loomemajandamiskeskus, Tartu Filmifond ja Teaduspark teevad praegu ühist inkubatsiooniprogrammi Gaming Meets Film mängu- ja filmitööstuse ettevõtetele. Esineme ka PÖF Industry raames ühise workshopiga. 2021. aastal tuleb filmifestival Tartufi raames Film ja teadus ja eesmärk on rajada kaasaegsete tehnoloogiatele ja innovatsioonile orienteeritud Johannes Päisukese multimeediakeskus ja filmistuudio Tartusse raadilennuangaaride juurde. Tänan tähelepanu eest. Suur tänu, Inga. Enne veel, kui ma jälle mugavale diivanile istuma lasen, üks põgus küsimus lihtsalt. No, kogu selle aja, mil sa siin rääkisid, kummitas mind 2 kaadrit. No, üks muidugi see Fred Jüssi, kuidas ta tegi seda palju paremini kui mina. Ja teine ikkagi need Lasnamäe kanalis kihutavad autod. Ja ma mõtlesin selle peale, et kas teil on juba torus ka mõni tõeliselt suur film, mis nüüd Tartusse ikkagi tuleks, läbirääkimised käivad? No põhimõtteliselt läbirääkimisi on, aga praegu mingeid kindlaid nagu lubadusi ei saa anda, kuna meil on praegu COVID, eelarved on mõnevõrra piiratud, kuid on esitatud taotlus üheks suurprojektiks, mis koosneb 2 filmist ja seriaalist. See on rahvusvaheline. Ei, see on küll Soome-Eesti kaasproduktsioon, aga tegemist on suurproduktsiooniga. Nii et ei võta Mihhail Kõlvartilt Teneti teist osa ära? Ei.